Lauluks kõlas ajalooline Oru kooli laul Meie Tuhala. Jätkame hümniga. Täna on pidulik päev. Meie ees on ootusärevalt 20 tublit koolilõpetajat. Imeline vaatepilt. Lisaks lõputunnistusele saavad kõik täna kingiks ühe raamatu. Selle lugemise kohustust teil otseselt enam ei ole, aga võiksite. Meie teiega teame, et lugemine ei ole tänapäeval mitte kõige lihtsam tegevus. Hea raamatu mõistmine algab sellega tutvumisest, koolis õpetajapoolsest soovitamisest. Täna oleme veel koos ja mul teie emakeeleõpetajana on see võimalus. Aktusel kõlavad vahetekstid just sellest raamatust. Alustame. Kui väike prints unne suikus, võtsin ma ta kätele ja asusin taas teele. Oli tunne, nagu kannaks ma habrast vääriskivi ja ma ütlesin endale, see, mida ma seal näen, on kõigest kest, tõeline on nähtamatu. Jätkame muusikaga. Piret Laikre laulu Hommik esitab Kirke Tombak. Klaveril saadab teda õpetaja Kerli Sild.
puutudes ma ärgata taas, märgata saan miskit uut selles hommikul. Räägivad puud, kerge soetuul ärka ja märgata saab mesilind tantsib õitega. Lindude luud, hea on mis muud. Ärgata taas, märgata saan miskit uut selles hommikul. Räägivad puud, kerge soetuul ärka ja märgata saan mesilind tantsib õitega. Lindude luud, hea on mis muud. Ärkaja, olla märkaja, hommikuid avastab saan. Kurb kui meil mugavaks muutudes, kaotame kastese maa, kastese maa. Meie koolil on traditsiooniks lõpuaktusel küünla süütamine, millega lõpetajad annavad sümboolselt teatepulga üle järgmisele klassile. Küünla süütab ja annab 9. klassi poolt üle Genert. 8. klassi poolt võtab selle vastu tema õde Kätriin. Vaheteksti esitab Karoliina 8. klassist. Rebane jäi vakka ja vaatas väikesele printsile kaua otsa. Palun, kodusta mind, ütles ta. Ma tahaks väga, vastas väike prints, aga mul ei ole nii palju aega. Ma pean sõpru leidma ja palju asju tundma õppima. Tundma õpitakse ainult neid asju, mida kodustatakse, lausus Rebane. Inimestel ei ole enam aega midagi tundma õppida. Nad ostavad endale kõike valmis kujul poodidest. Aga et ei ole poode, kus saaks sõpru osta, ei ole inimestel enam sõpru. Kui sa tahad endale sõpra, siis kodusta mind. Sõprus sobitatud, teatepulk üle antud ja aplaus ka kõlas. Inimesed sinu juures kodus, ütles väike prints, kasvatavad 5000 roosa ja nad ei leia sealt seda, mida nad otsivad. Ja sealjuures võib leida seda, mida nad otsivad ühes ainsas roosis või tilgakeses vees. Ning väike prints lisas sinna juurde. Aga silmad on pimedad, peab südamega otsima. Sõna saab kooli direktor Mare Vogt. Armsad õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Veel üsna hiljuti tulid need noored imelised inimesed, tänased lõpetajad, kooli natuke liiga suurte ranitsatega
ja väga suurte unistavate silmadega. Esimesel koolipäeval tundus kindlasti koolimaja neile hiiglaslik ning 9 aastat näis olevat peaaegu terve igavik. Ja nüüd on nad siin meie ees, pidulikud, asjalikud, kindlasti natuke ärevil ja valmis oma tiibu sirutades maailma näitama. 9 aastat on möödunud kiiremini, kui keegi neist, teist või meist oleks osanud arvata. Selle aja sisse on mahtunud esimesed sõbrad, esimesed suured õnnestumised, kindlasti mõned pettumused, klassiekskursioonid, kontrolltööd, aktused, naljad, mida õpetajad alati ei mõistnud. Ja kindlasti mõned kodutööd, mis said tehtud väga viimasel minutil. Põhikooli lõputunnistus ei ole ainult dokument. See on oluline märk sellest, et nad on kasvanud. Ja kasvanud mitte ainult teadmiste poolest, vaid kasvanud ka inimestena. Ja just tänaseks on nad selle dokumendi välja teeninud, auga välja teeninud. Armsad lõpetajad, täna on üks nendest päevadest, mis jääb teile kindlasti meelde kogu eluks. Palju õnne. Te olete jõudnud olulise verstapostini, põhikool ongi läbi. See tähendab seda, et te olete edukalt läbinud 1000 tunde, 100 kontrolltöid, lugematul hulgal koduseid ülesandeid ja kindlasti vähemalt sama palju stiilis küsimusi. Kas sellest hinde ka saab? Või kus mul seda üldse vaja peaks minema? Te olete õppinud erinevad õppeained, kuid veelgi tähtsam on see, et te olete õppinud sõbraks olemist, koostööd, vastutuse võtmist ja ka seda, kuidas pärast ebaõnnestumist proovida. Elus ei küsi keegi tegelikult hiljem, mitu punkti või mis hinde sa kontrollist said. Küll aga loeb, missugused inimesed te olete. Kas oskate märgata teisi, kuulata, aidata ja jääda iseendaks. Täna on teil põhjust rõõmustada ja ilmselt pisut ka kurvastada. Sest et mõni sõber läheb õppima teise kooli, mõni klassikaaslane lausa teise linna. Täna lõpeb teie elus üks oluline peatükk, kuid ärge võtke seda lõpuna. Võtke kui stardijoont, sest ees ootavad uued koolid, uued inimesed, uued võimalused ja väljakutsed. Mõni teab täna juba täpselt, kuhu ta tahab jõuda ja mõni alles otsib oma teed. Ja see ongi edasiliikumise loomulik osa. Kõige tähtsam on säilitada uudishimu, julgus proovida ja usku iseendasse. Olla sama julge kui näiteks Karmen, kes tutipäeval keelust hoolimata julges või otsustas direktori märjaks tiksida. Mõnikord ongi okei reeglid rikkuda. Igal juhul hoidke alles oma unistused, hoidke alles oma sõbrad, hoidke alles oskus naerda ka iseenda üle, sest mõnikord läheb seda rohkem vaja kui õpikust õpitud. Ja kui tulevikus tundub mõni eesmärk liiga kaugel või mõni väljakutse liiga raske või suur, meenutage siis tänast päeva. Meenutage, et 9 aastat tagasi alustasite te oma teekonda siit, väikesest Korobase koolist. Ja ka see teekond tundus alguses võimatu ja keeruline. Aga vaadake ennast, siin te nüüd olete. Te saite hakkama, võite olla enda üle uhked. Te olete selle ära teeninud. Soovin teile kõigile teha tarkust, teha häid valikuid, julgust seista iseenda väärtuste eest ja tunda rõõmu kõiges, mis tulevik toob. Head lapsevanemad, täna on ka teie suur oluline päev. Täna vaatate te ilmselt oma lapsi veidi teistsuguse pilguga. Just kui alles eile tõite nad esimesse klassi, just kui alles eile aitasite siduda kingapaelu, otsida kadunud spordikotti ja meenutada
homme on vaja kooli võtta kaasa vahetusjalasid. Just teie olete olnud need, kes on äratanud oma lapsukesi hommikuti üles, aidanud õppida, kuulanud muresid, rõõmustanud õnnestumise üle ja kindlasti vahel peal küsinud, kas sul ikka on kodused tööd tehtud. Teie kannatlikkus ja hool ja toetus on aidanud nendel noortel inimestel jõuda siia, kus nad täna on. Nad seisavad siin teie ees, noored inimesed, kes astuvad järgmisse eluetappi, vajades siiski jätkuvalt teie toetust. Ja meie teame, et te olete nende jaoks olemas. Aitäh teile armastuse, toetuse ja lõputu kannatlikkuse eest. Ka nende hommikute eest, kui äratuskell helises juba 3. korda, kui teie laps ei näidanud ühtegi märki sellest, et hakkab ennast kooli poole sättima. Ometi jõudis ta siia tänu teile. Aitäh, armsad lapsevanemad, kõige selle eest. Head õpetajad. Teie töö ja mõju ei ole alati nähtav. Mõnikord mõistavad õpilased alles aastaid hiljem, kui palju üks õpetaja neid tegelikult mõjutas. Aitäh, et olete jaganud teadmisi, uskunud õpilastesse ka siis, kui nad ise veel ei uskunud või vahepeal enam ei uskunud. Ning olete olnud olemas nii rõõmsatel kui ka raskematel hetkedel. Mõni õpetatud teadmine võib küll ununeda, kuid õpetaja hea sõna, õiglane suhtumine või usaldus õpilase vastu jääb neile meelde väga pikaks ajaks. Aitäh, et olete olnud juhendajad, toetajad ja kannatlikud selgitajad ka siis, kui samale küsimusele tuli vastata juba 3. korda. Aitäh teile kõigile, suur tänu ja palju-palju õnne. Ongi käes tänase aktuse kõige pidulikum hetk. Direktori käskkirja loeb ette õppejuht Krista Saadaja. Lõputunnistused annab üle direktor Mare Vogt. Nii. Mul on siis tervist kõigepealt. Mul on austav ülesanne lugeda ette direktori käskkiri 12. juunil 2026. aastal. Võttes aluseks Oru põhikooli õppenõukogu 1. juunil 2026. aastal otsuse välja anda põhikooli lõputunnistused ning tähelepanu nüüd. Ühtlasi arvan Oru põhikooli õpilaste nimekirjast välja alljärgnevad õpilased. Alustame siis peale. Taavet Arm, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealase kiituskirjaga inglise keeles. Tänu küll lapsevanematele. Lapsevanemad, palun tulge. Lapsevanemad, lähme koos lapsega pildile ka palun. Fikseerimisele hetkel. Aitäh. Ja teised juba teate siis, mis teid ees ootab. Aleksander Kartmili, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Võtke rõõmuga oma
tänu vastu direktori käepigistusega. Elisanne Ester. Tänukiri lapsevanematele. Mihkel Kalder, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Tea Kulles. Tänukiri lapsevanematele. Patrik Köster. Tänukiri lapsevanematele. Hugo Loik, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänukiri lapsevanematele. Lumera, tunnustatud tänukirjaga Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänukiri lapsevanematele. Miia Mesipuu, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele.
Steffi Ormak, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga inglise keeles, tehnoloogiaõpetuses, eriti suurepärase töö eest käsitöötundides. Ja see ei ole veel kõik. Tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Karmen Piip, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja antud ka tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänukiri lapsevanematele. Hannes Press, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis, ainealase kiituskirjaga matemaatikas ja inglise keeles ja veel Oru põhikooli parem matemaatikavõistlus Känguru lahendaja. Surpriisi veel seal, näed õpetaja Kristi ootab. Tänukiri lapsevanematele. Viibe Prooli, tunnustatud ainealase kiituskirjaga inglise keeles ja kunstiõpetuses. Tänukiri lapsevanematele. Katriin Randalu, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealaste kiituskirjadega eesti keeles, inglise keeles, vene keeles ja muusikaõpetuses. Tänukiri lapsevanematele.
Tremmelkoor. Tänukiri lapsevanematele. Reimo Rohi, tunnustatud tänukirjaga Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänukiri lapsevanematele. Edith Tikka, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainealase kiituskirjaga vene keeles ja tehnoloogiaõpetuses, eriti suurepärase töö eest käsitöötundides. Tänukiri lapsevanematele. Enet Tomson, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Rain Toomas Tutterberg, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja tänukirjaga Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest. Tänukiri lapsevanematele. Harald Vahtramäe, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele.
lõpetab ka Kristi Arjakse, kes on tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest klassijuhataja töös aastal 2017 kuni 2026. Käskkiri jõustub selle teatavaks tegemisest alates. See tähendab head teed teile. Väike prints istus kivi peale ja pööras silmad taeva poole. Ma küsin endalt, ütles ta, kas tähed ei paista mitte selleks, et igaüks leiaks ühel päeval enda oma. Vaata minu planeeti. See on otse meie kohal, aga kui kaugel eemal ta on. Kose vallavalitsuse poolt saavad sõna volikogu esimees Martin Medar ja abivallavanem Kristel Kook-Aias. Palun võtta kõnepuldist mikrofon. Proovime äkki, saab niisama. Ärge proovige. No teile siis nii. Me peame siis mikrofoni jagama. Head lõpetajad, austatud õpetajad, lapsevanemad, lähedased ja kõik külalised. Täna on päev, mille üle rõõmustame. Päev, mille nimel on aastaid töid tehtud, ma loodan. Õpitud, pingutatud, vahel eksitud ja uuesti alustatud. Täna tähistame teie teekonna ühte olulist verstaposti, armsad 9. klassi lõpetajad. Luuletaja Lauri Räpp on kirjutanud: rõõm on hingetunne. See annab elujõudu ja tekitab elujanu. Just sellist rõõmu tunneme täna siin saalis. Rõõmu saavutustest, uutest võimalustest ja sellest, et teie ees avanevad uued rajad ning uued unistused. Elu ei ole ainult rõõm. Vahel tuleb ette muresid, kahtlusi ja keerulisi valikuid. Needki kuuluvad kasvamise juurde. Sageli õpetavad just rasked hetked meid märkama seda, mis on tõeliselt väärtuslik. Inimesi meie kõrval, toetavaid sõnu, väikeseid õnnestumisi ja õnnehetki, mis annavad jõudu edasi liikuda. Head noored, head õpetajad, vanavanemad, õed, vennad ja kõik kallid külalised. Täna vaatate tagasi aastatele, mis on täis mälestusi. Ja kui need kooliseinad oskaksid rääkida, siis võib-olla me ei tahaks seda kõike teada. Sellesse aega on mahtunud sõprussuhteid, ühiseid ettevõtmisi, koolirõõme ja ka väärt õppetunde. Neid hetki meenutades võib südames olla korraga nii rõõmu kui ka veidi nostalgilist nukrust. See on loomulik, sest olulised ajad ja inimesed jäävad alati teile meelde ja jätavad oma jälje. Inimese kõige suuremad rõõmud on ühised rõõmud. Tänane päev ongi just see ühine rõõm. See kuulub teile. See kuulub teile. Kuid sama palju ka teie õpetajatele, koolijuhile, vanematele ja kõikidele, kes te siin olete. Üks suur saavutus ei sünni päris üksi. Head noored, maailm teie ümber muutub kiiresti. Tehnoloogia areneb, võimalusi on rohkem kui kunagi varem ning vahel võib tunduda, et kõik toimub liiga kiiresti ja kõike
liiga palju korraga. Sellises maailmas on eriline oskus märgata väikeseid rõõme, hoida häid inimesi enda kõrval ning jääda truuks oma väärtustele. Noored, ärge kartke unistada suurelt, kuid ärge unustage ka väikeseid samme, mis viivad edasi suurte eesmärkideni. Ärge kartke eksida, sest eksimused õpetavad. Ärge kartke proovida, sest julgus avab uusi võimalusi. Ning ärge unustage olla tänulikud nende inimeste eest, kes on kogu aeg teie kõrval, nii rõõmudes kui ka rasketel hetkedel. Ainult väikeste rõõmude rada käies jõuame suure õnneni üheskoos. Soovime teile, et oskaksite märgata neid väikeseid rõõme igal oma sammul. Et teie teed oleksid täis uudisimu, ettevõtlikkust, sõprust ja hoolivust. Ning et ükskõik, kuhu teid elu viib, kannaksite alati kaasas teadmisi, et te olete pärit siit. Meie kodust, meie koolist, meie vanematest. See on meie pärand. Kose vallavalitsuse ja vallavolikogu nimel soovime teile palju õnne kooli lõpetamise puhul, julgeid unistusi, tarku valikuid, te saate kõigega sellega hakkama. Aitäh teile! Ja oluline referentsiivõte. MTÜ Oru põhikooli heaks stipendiumi teadmishimuline õpilane annab üle Olavi Randorg. Ikka palun räägime mikrofoni, sellepärast et me salvestame kroonika jaoks ja muidu see hääl jääb jah. No selge, katsume siis saada mikrofoniga. Jah, no mis ma oskan öelda? Teadmishuviline õpilane, teisel aastal antakse see stipendium välja, siis Oru põhikooli MTÜ ütleme jah, andmiste teadmise õpilane, selleks on Rain Toomas Tutelberg. Tahaksin tsiteerida ühte väga head Eesti mängufilmi, kus natuke nalja ka, et Rain Toomas, sinu koht ei ole enam Oru põhikoolis. Sind ootavad ees meheteod. Järgmisena saab sõna õpetaja Marika. Armsad õpetajad, head saalis viibijad. Tänase jaotusega on siis sellele eile täpp peale pandud. Nii palju häid soove ja tervitusi te olete ka kuulnud ja kui mu kõrvad veel paremini kuuleks, ma kuulen väikest ohkamist, et meil üks kõne. Aga mis teha? Õpetajad on selleks, et rääkida. Minul on olnud au sellel viimasel õppeaastal olla teiega koos mitmetes erinevates ainetundides. Olgu selleks inglise keel, kunstiõpetus või vaata ajalugu kõnetas mind võib-olla rohkem kui teid, sest see oli üks suur väljakutse. Aga ajalootundides võibki jääda mulje, et ajalugu on midagi väga kauget, mis on olnud enne teie aja arvamist, kuid võtke teatavaks, tänase päevaga on Oru põhikool ka teie jaoks ajalugu. Ja teie olete selle ajaloo tegijad. Nii et tähistame seda rõõmsalt. Koolielu on tegelikult ju täis enamasti argipäeva muresid,
rõõme muidugi ka, aga pidulikud hetked ongi seda pidulikumad, kui argipäeva hallist on läbi tuldud. Nii et tahaksin lihtsalt isiklikult teid väga tänada, et olete olnud ka minule heaks kaaslaseks. Aga et see jutt liiga roosamannaks ei lähe, siis on mul ühte teist ka meenutada. Terviseprobleemid, kuulmishäired. See on siis see moment, kui õpetaja võib-olla 5., võib-olla 7. korda midagi ütleb ja õpilane lihtsalt ei kuule. Mõnikord on tegemist ka sellise piinliku probleemiga, tuleb pissile minna 45 minutit ja nii mitu korda iga nädal. Ma olen küll küsinud, on pampersit vaja, meil ei ole koolist anda. Siis on olnud õpetaja tagasihoidlik palve, tahaks näha teie nägu ja naeratust, mitte kogu aeg kukalt või profiili. Ja ütleme, suhtlemisharjumuste harjutamine on ka olnud meie tundide osa, sellepärast, et mitte õpetaja monoloogi kuulata, kuulavad lapsed üksteise dialooge või muid jutuajamisi, nii et õpetaja katsub siis ka sinna vahele oma sõna saada. Nii on olnud, aga ega see ei tähenda, et midagi oleks halvasti. On olnud muidugi ka tasakaaluhäired, need ma unustasin ära. No muidugi tooliga kiikuda, proovige. Ja siis ikka keegi vahetevahel on kukkunud. Õnneks, õnnelikult, nii et midagi hullu pole juhtunud. Ja eks minulgi on olnud neid hetki, kus ma mõtlen, et pedagoogiliselt oleks õigem niimoodi rangelt see pull ära lõpetada. Aga tegelikult tahab ikka naerma ka. Nii et andke mulle ka andeks, kui mõni tund on läinud natukene niimoodi omamoodi ja lootuses, et homne päev on alati parem. Ütleme nii siis, et täna on teile nii palju toredaid asju öeldud, ega mul midagi lisada pole. Lihtsalt nüüd on teil vist juba oma teerada leitud ja ärge kujutage ette, et seal neid komistuskive ei ole. Nüüd kohe ootavad teid. Aga ronige siis neist üle või minge ümber, kas või suure kaarega. Ja vanal ajal, kui kirjutati salmikutesse meeldetuletusi, siis oleks võib-olla täitsa sobiv minu sõnavõtt lõpetada selle mõttega, et kui elutee peal rännates sul ette juhtub mägi, siis võta kätte labidas ja kaeva sellest läbi. Edu! Väike prints läks taas roose vaatama. Te ei ole üldse minu roosi moodi. Te pole veel mitte midagi, ütles ta neile. Kindlasti keegi, kes mööda läheb, võib mõelda, et minu roos on teie moodi. Aga tema üksi on tähtsam kui teie kõik. Sest tema on see, keda ma olen kastnud. Sest tema on see, kellele ma olen asetanud klaaskupli alla. Sest tema on see, keda ma tuulevarjuga kaitsnud olen. Sest ta on minu roos. Lapsevanemate nimel saab sõna Taavet isa Margus Arv. Austatud tänased peaosatäitjad, lõpetajad, austatud tänased kõrvalosatäitjad, õpetajad, austatud tugirollid, kõik lapsevanemad, lähedased, kõik te siin ruumis olete. Ja kõik olete tänase ruumis teatud ühe põhjusel. Nad on siin laval. Armsad lõpetajad, kes siin laval olete. Ja täna panete punkti oma elufilmi teisele peatükile, teie põhikooli lõpetamisele. Esimene oli lasteaia lõpetamine. See oli 9 aastat tagasi. Selle viimase 9 aasta sisse on mahtunud väga palju. Väga suureks kasvanud. Palju teadmisi omandanud. Palju sõpru leitud. Mulle väga meeldis ka see väide, mida kooli direktor ütles, et paljud õitsad neil viimase minutil.
jumal tänatud viimane minut olemas, muidugi midagi teha. Ja uskuge mind, see lõppeb põhikooliga. See reegel, et mitte läbi elu. Aga nüüd te olete loomas oma järgmist etappi. Kindlasti olete viimastel päevadel palju mõtteid, mida teha, kuhu minna, on see õige tee, on see vale tee. Aga ükskõik, mis otsuse te tegite, see loob teile vundamenti terveks eluks. Olgu see siis gümnaasium, et minna edasi õppima ülikooli, või olgu see siis oskustöö, või hea amet, minna ametikooli. Kindlasti tasub peljata ametikoole, neid oskustöölisi Eestis väga palju vaja. Ja ärge kartke, see hirmutis nimega AI ei tule nii pea veel oskustööde ära rõivima. Et olgu see siis juuksur, turulussed või mis iganes. Muretsema peaks AI pärast, kuna need, kes edasi õppima lähevad, kas gümnaasiumisse pärast kõrgharidust olema. Kindlasti paneme õpetajaid, kes tulevikus noori õpetab. Kindlasti ole inimesi, kas AI-sid tulevikus karjata. Aga mis teile võiks kaasa soovida? Naeratage. Olge sõbralik ja abivaline. See avab paljud uksed teie elus. Koostöö. Meil on mõnib iga koostööga välja. Et üksi jõuate kiiresti, koos jõuate kaugele. Ja kuulamisoskus. Palun kuulake selleks, et mitte vaielda ja vastust välja mõelda. Kuulake selleks, et mõista, aru saada. Ja on peaks ühte elus, et kui te räägite, siis te kordate seda, mida te teate. Kui te kuulate, siis on lootust, mida kuulate. Olge julged küsima. Uudisimu viib edasi, ei ole rumalat küsimusi, ärge häbenege. Ja tulete üles kasvanud tänapäevas tehnoloogia maailmas. Võtke ja pange see enda jaoks tööle. Nii sõpetage meid ka. Aga nüüd tugirollid ehk lapsevanemad. Meie roll igapäevaselt väheneb. Aga sõidame ikka edasi autoga tagaistme või bussi tagaistme. Astume tagasi, usaldame oma noori, anname neid võimaluse eksida, aga oleme nende jaoks olemas. Mõned noored võib-olla lendavad pesast välja, aga kindlasti käivad nad kodus. See suurem rõõm on, kui nad koju tulevad uuesti. Ja nüüd kõrvalosa teid, et õpetajad. Teie saite need noored 9 aastat tagasi. Te olete aidanud teil seda etappi läbida, nende elu edasi viia. Kogu selle 9 aasta jooksul. Suured tänud teile selle eest. Ja Oru põhikool on üks väike armas maakool, kus on vähe õpilasi, kus kõik tunnevad peiti ja kõik saavad piisavalt tähelepanu. Ja seda näitab ka eksamite tulemused. Minu arust ikkagi mina tean, kui lõpueksamid tulevad väga head need koolilased. Ja nii nagu ei ole kooli, õpetajad, päris kool, ei ole õpetajad vist päris õpetajad ilma koolita. Nad käivad käsikäes ja kokku. Et veel kord suured tänud kõikidele õpetajatele selle teekonna eest, mis nad meie noori jälgisid. Ja eelkõige tahaks tänada õpetaja Kristit. Võtsid nad kätte ja käekõrvale 1. septembri 2017. Edasi tänaseni 12. juuni 2026. Aitäh selle eest. Ja nii noored, nüüd eluteed läheb erinevate radadele. Leiate kindlasti uusi sõpru, aga ärge unustage vanu. Sõprus ja suhtlemine on väga oluline. Edu teile. Ja lõpetuseks, selle jutu kokkupanemisel ja kordadel kasutatud AI. Seepärast, et
peast ja südamest, mitte masinast. Aitäh, jääge inimesteks! Enne kui annan sõnajärje lõpetajatele, küsin, kas saalis on veel sõnasoovijaid. Kui keegi tunneb, et ta tahaks veel ette asuda, siis nüüd on see koht. Paistab, et vist ei ole. Ja siis lähme edasi. Minul, ütles ta kaupmehele veel, mul on üks lill, mida ma iga päev kastan. Mul on 3 vulkaani, mida ma igal nädalal puhtaks pühin. Ka juba kustunud vulkaane ei või iial teada. Minu vulkaanidel on hea ja minu lillele on hea, et nad mul on. Lõpetajate nimel saavad sõna Tenet ja Rain Toomas. Lugupeetud õpetajad, lapsevanemad, külalised ja kallid kaasõpilased. Täna seisame siin lõpetajatena ning tähistame ühe olulise teekonna lõppu. 9 aastat tagasi alustasime kooliteed väikeste lastena, teadmata, mida tulevik toob. Täna oleme saanud targemaks, vähemalt mõned meist, julgemaks ja valmis astuma järgmise sammu oma elus. Vähemalt ei pea enam kartma, et õpetaja Marina meile vene keeles ootamatu sõnade töö teeks või et õpetaja Kristi matemaatikas arusaamatu teema peal tunnika teeks. Meie siin viibitud aastate jooksul oleme õppinud palju enamat kui puhtalt õppeaineid. Need aastad on olnud täis õppimist, nalja, naeru ja trikitamist ning mõnikord pisaraid tulemuste pärast. Mõned meist õppisid matemaatikat, ajalugu ja mõned õppisid lihtsalt seda, kuidas õpetajatele mitte vahele jääda. Soovime tänada meie õpetajaid, kes ei andnud meiega alla, kui me vahel kodutöö tunnustasime või kontrolltöödeks piisavalt ei õppinud. Või mõnda tähtaega väga loominguliselt tõlgendasime. Õpetajad pidid taluma meie küsimusi, nagu kas see on hindele või kui seda elus vaja läheb. Erilise tänu soovime öelda oma klassijuhatajale, kes on meid aastate jooksul juhendanud, toetanud ja vahel ka õigel ajal maa peale tagasi tulnud. Ja me teame, et see pole alati olnud lihtne ülesanne. Sama suur tänu kuulub meie vanematele ja lähedastele. Aitäh, et olete olnud meie kõrval nii headel kui ka keerulistemal hetkedel. Aitäh, et kuulasite ära meie rõõmud, mured, aitasite õppida, toetasite meie valikuid ning uskusite meesse ka siis, kui me ise selles päris kindlad ei olnud. Kallid klassikaaslased, aitäh kõigi nende ühiste aastate eest. Kuigi meie teed lähevad nüüd erinevatesse suundadesse, jäävad meie ühised mälestused alati alles. Veel peab ka tänama ühte suurimat abilist nende viimaste aastate jooksul, AI, kes aitas meid, kui oli jäänud õppimata või lihtsalt ei viitsinud tunnis õpetaja pikka monotoonset juttu kuulata. AI peale sai alati loota. Täna ei tähistame ainult lõppu, vaid ka uut algust. Soovime kõigile julgust unistada suurelt, uskuda endasse ja minna oma eesmärkide poole. Palju õnne kõigile lõpetajatele ja aitäh kõigile, kes meid nende aastate jooksul aitasid. Õpetajad tänavad nüüd kõiki õpetajaid ja koolitöötajaid. Nii et nüüd on see koht, olge head noored, tuletage meelde, mis juhendite saite, pooled ühele poole ja pooled teisele poole ja õpetajad ja koolitöötajad, palun tehke ennast nähtavaks, et nad leiavad teil üles.
kas te olete kõik tagasi? Õpetaja Marika palus veel öelda, et ta unustas ennem selle, et seal ukse taga foyees on teie kunstitööd ja et seal siis on osad tööd, mis ei ole AI-ga tehtud, vaid ema on saanud aidata. Et kui te pärast lahkute, siis te võtaksite sealt need ka kaasa. Aga läheme edasi. Aeg, mille sa oma roosile kulutanud oled, muudab su roosi nii tähtsaks. Aeg, mille ma oma roosile kulutanud olen, ütles väike prints, et seda meelde jätta. Inimesed on selle tõe unustanud, lausus rebane. Aga sina ei tohi seda unustada. Sa vastutad kogu elu selle eest, kelle usalduse sa oled võitnud. Sa vastutad oma roosi eest. Tänase aktuse viimaseks kõneks saab sõna lõpetajate klassijuhataja Kristi Arjakson. Ega see ei ole niisama lihtne. Kõik annan ma edasi tervitused õpetaja Astridilt, kes on väga õnnetu, et ta ei saa teiega siin olla. Ta soovib imelisele klassile ilusat põhikooli lõppu, õnnitleb ja soovib kõike head edasisel valitud teel. Kui me alustasime, siis meil oli tegelikult selles koolis üks harukordne võimalus. Tõsime kaheklassine ehk paralleelklassidega oli olemas esimene A ja oli olemas esimene B, sest õpilasi oli rohkem kui 24 nimekirjas. Aga veel oli huvitav see, et mõlema klassijuhatajaks olin ikkagi mina, üks õpetaja. Alguses oli väga palju tegemist. Õppisime kooli korda, õppisime kaaslastega suhtlemist, koos mängima, lugema, lõbutsema. Mis oli meie kõige lemmikum klassiõhtumäng? Silgud pütis. Ehk siis üks peitis ära ja teised peitsid tema juurde. Ja siis oli lõpuks see viimane otsi oli üksi peini koolimaja peal. Nüüd põhikooli osas, kui te suuremaks saite, mis me siis tegime? Tormasime mööda maja. Käis kull. Silgud pütis sai uued need varjundid. Õppeaasta lõpureisid, mis meil on nüüd olnud peale nii-öelda algklasse, on meid viinud siis Läänemaale, näiteks Villem Madise villasse, kus oli väike bassein ja tilluke saun. Kui tüdrukud tulid välja, läksid poisid sisse ja siis kui poisid välja tulid, siis said tüdrukud sisse. Et see oli hästi väike. Iga hetk on kordumatu, tähtedesse kirjutatu. Neid sõnud ütlema pean, et sa teaks. Ilmatama tundeid, et need vaikselt kaoks.
õigemat aega vaevalt leiaksin. Keegi ju ei räägi sulle, mida homne päev toob tulles. Need sõnad ütlema pean, et sa teaks. Seisan siin ja kui tahad korda, kas või 100 000 korda. Need sõnad ütlema pean, et sa teaks. Tere päevast, ütles väike prints. Tere päevast, ütles kaupmees. Ta kauples täiesti mõnusate, läbinisti rahustavate pillidega. Igal nädalal võetakse üks neist sisse ega tunta enam vajadust juua. Miks sa neid müüd? Küsis väike prints. See on suur aja kokkuhoid, lausus kaupmees. Asjatundjad on teinud kalkulatsioone. 53 minutit hoitakse nädalas kokku. Ja mis nende 53 minutiga peale hakatakse? Seda, mida tahetakse. Kui mul jääks üle 53 minutit, siis ma jookseksin aeglaselt kaevuni. Head õpetajad, omalt poolt soovin, et teil oleks aega ja tarkust märgata, millal on mõistlik võtta aega kokkuhoidvaid pille või joosta kaevuni. Meie aktus hakkab lõppema. Enne kui lõpetajad saalist välja saadame, annan veel mõned juhised, mis edasi saab. Õnnitlemine toimub külakeskuse õuealal ja pildistamine ka seal samas. Ja tavaliselt on niimoodi, et kõige esimesena umbes 10 minutit läheb selle õnnitlemisega aega ja siis vaatame, koguneme pildistamiseks. Et kõige esimesena siis teeme klassipildi, siis klass koos õpetajatega ja siis kõik ülejäänud vabas järjekorras, nii kuidas te kokku lepiti ja muidugi kõik oma pere pildistamised on ka lubatud oma vahenditega. Hüvasti, ütles rebane. Siin on mu saladus. See on väga lihtne. Üksnes südamega nähakse hästi. Oluline on silmale nähtamatu. Oluline on silmale nähtamatu. Kordas väike prints, et seda meelde jätta. Sellega on meie aktus lõppenud. Tänan kõiki, kes aktuse õnnestumisele kaasa aitasid. Lõpetajate väljamarsiks palun kõigil tõusta. Nii väikses tiigis, kui oli saunga, väga hea oli olla. Siis me käisime eelmine aasta Saarijärve ääres ja seal oli peaaegu kõigile teile see supplaud, nii et te läksite
päris kaugele, mina ainult vaatasin koos Aleksi emaga, kui kaugele te lähete. Ja kõige parema ilma saime me praegu selle Rummu karjäärialadel. Et see oli kõige soem ilm, mis meil on olnud. Ja väljasõitudel oli minu üks põhilausega see, et trikke ei tee. Aga mõned trikid sain ikkagi, et ilma ei saanud. Kas te mäletate, millised on olnud teie tulevikusihid nende aastate jooksul? Meil on olnud neid arenguvestluseid, kus ma olen teid pinninud, et kelleks te siis ikka saada tahate. Ma nimetan siin nüüd mõningaid, sest ma panin nüüd endale kirja, need on nii toredad, aga nimesid ma ei pannud juurde. Nii et ise võite mõelda, kes võis mulle niimoodi öelda. Ja need on kogutud siis minu poolt praegu aastatest 2022 ja 2024. Et on tahetud saada arhitektiks, inseneriks tehnika ülikoolis, minna kaitseväkke ülikooli. On soov olla moelooja, pallases õppida. Aga on ka niimoodi, et ei taha täiskasvanuks saada. Tahaks käsitööd teha, näidelda, laulda, lemmiklauljatele riideid disainida ja meigitegija olla. Tahaks tegeleda asjadega, mida naudin ja millest rõõmu tunnen. Tahan tegeleda kunstiga, midagi ise. Mina tahaks hakata ärimeheks ja ärijuhiks. Tahan olla kunstnik, graafiline disainer, teetööline teedeehitaja, ratsatee treener, ratsastaja, talumees, bioloog. No jalgpall on meie klassi eri. Et kõik poisid mängisid jalgpalli, nüüd nii ja naa. Siis on meil tahetud kokaks ja ka füsioterapeutiks. Üks hullumeelsemaid etappe meie juures oli selle kevadine eksamiperiood. Kõik andsid endast parima, mis neil sel hetkel oli ja kokkuvõttes olid kõik väga tublid. Meie eksamitel oli 4 õpilasel 2 eksamit 100% ja ühel 100 ja üle 90% eksami sooritusi oli 13 õpilasel. Klassijuhataja töös on nende aastate jooksul olnud piisavalt raskeid hetki ja võib-olla olen mõnikord teie kallal liiga palju võtnud, mul ju kõva hääl. Aga ma tunnen tõelist uhkust teie üle. Väljasõitudelt saite alati kiita, kui viisakad, toredad, lõbusad, jututad lapsed. Te olete mulle väga kallid ja minu südames sügav. Ma leidsin nüüd enne seda kõne tegemist ka ühe sellise luuletuse, mis minu meelest ütleb teile väga palju edasiseks. Selle on kirjutanud üks nooremapoolne luuletaja Kristina Ruder, kes on tegelikult Tooru põhikoolis kunagi külas käinud. Kes palju õpib, see palju teab, sest pilgast saab meri ja rohkem on head. Kui külvad, siis lõikad, kui sõuad, siis jõuad. Teel ikka on vihmad, päike ja põuad. Töö kiidab sind, astu samm, see on algus. Oled eneseusk, õpitu, kogemus, valgus. Sepista õnn, väärikas, väega, ära löö elule kunagi käega. Unistust kanna, ole tegusal rajal, sinu rõõmu ja headust on meile kõigile vaja. Soovin teile õnne põhikooli lõpetamise puhul
väljakutseteks. tuult tiib.